hei! Mina jälle siin köögis, kus on naise koht, on ju. Igastahes täna on jälle pühapäev, meil on täis 3 nädalat videoblogimist. Yes! Lähme ikka sama jutsut edasi. Me olime täna päev otsa kodust ära, olime hoopis vanaema ja vanaisal külas. Aga nüüd tulime koju, kell on juba 8 õhtul ja hakkame kiiresti õhtusööki tegema. Teeme täna lasanjat ja näitame teile ka, kuidas meile meeldib lasanjat teha. Tuleb tunnistada, et mina ei ole selline naine, kes jõuaks oma kallile abikaasale igaks õhtuks värsket kodust sööki teha. Kahjuks või õnneks millegipärast mul on teisi asju ka alati vaja teha ja selleks ei jää alati aega. Aga täna tal lõpeb pikk nädalavahetus tööl ja kas või hambad ristis teen selle lasanja talle ära, sest ma tean, et tal on väga hea meel, kui ta seda koju tulles näeb. Tihtipeale on niimoodi, et kallis abikaasa tuleb töölt koju, vaatab köögis ringi, võtab ühte kappi, vaatab teise kappi, vaatab külmkappi, siis mõtleb natuke, käib edasi-tagasi ringi ja siis läheb ära magama, sest mitte midagi ei leidnud. Väike vahemärkus on see, et meil peaaegu alati tegelikult midagi leidub, aga lihtsalt on vaja 2 või 3 asja kokku panna, mis on juba liiga raske. Igastahes, täna me siis teeme lasanjat ja loodetavasti Sofia tuleb mulle appi. No nii, mul vedas, Sofi tuli mulle appi, juhu! Kuigi mulle tundub, et ta tuli ainult riivitud juustu pärast siia. Lasanja tegemiseks on meil vaja siis selliseid asju, on ju Sofia? Mis asjad meil siin laua peal on? Kohe näitan. Näita. Mis need on? Need on lasanja peal. Lasanja plaadid. Jah, ja siis on ka veel siin juusto minu lebas. Ja, mis veel on? Meil on juusto nedurus ja see on olemas. Ja see nedurus olemas. Okei, väga hästi, ma nüüd räägin siis üle. Need on ka üles. Meil on lasanja plaadid, riivitud juustu, tomatid. Meil on veel. Jah, tomatid, hakkliha, siis, mis me veel kindlasti paneme, on sibulad, küüslauk, seller ja porgandid. Mis sa arvad, paneme need kõik asjad sisse? Võtan ühe tükki. Jah. Võtan selle. Ja maitseaineid paneme ka kindlasti. Juurviljade jaoks on meil selline lahe masin siin, mis teeb kõik juurviljad hästi peeneks. See masin on ausalt kõige lahedam asi, mis meil köögis on, sest see teeb kõik juurviljad hästi peeneks ja kasutan seda peaaegu iga kord, kui ma õhtusööki teen ja lapsed ei saa elu sees aru, et toidu sees on mingisuguseid juurvilju pandud. Kõigepealt paneme hakkliha praadima. Nii, Sofi. Meil vahepeal lisandus teine abiline ka, Emily, tšau! Ma arvan, et tema tuli ka siia ainult riivitud juustu pärast. Ja mina! Ja sina! Ebetia! No Sofi, mis maitsega see on? Mitte! Sa tead, et seda ei sööda tegelikult toorena? Jah, paneme tagasi. Nii, järgmisena võtame oma masinakese. Nii, kõigepealt me panime siia tomatid ja nüüd Sofi paneb siia natuke porgandeid ja natuke sellerit ja sibula. Nii, oota. Nagu näha on kõik ilusti puruks läinud. Palame selle hakklihale juurde. Ja teeme sama asja ühe korra veel. Me maitseainetena kasutame soola, sellist asja ja pipart. Ja pärast paneme veel tšillihelbeid ka. Nii, nüüd meil on siin lasanja vorm. Ja Sofi võib hakata lasanja plaate siia laduma. On ju, Sofi? Jah. Let's go!